Iraan vastas lõpuks ametlikult Donald Trumpi rahupakkumisele, kuid nagu selgus, olid USA juba enne seda kasutanud kavalust ja tegelikult astub Trump teatud kokkuleppesse Iraaniga, kuid juba uute vahendajate Katari kaudu. Asi on selles, et pärast Katari peaministri ootamatut visiiti Washingtoni reedel taastas Katar täna ametlikult veeldatud maagaasi ekspordi näiliselt blokeeritud Hormuzi väina kaudu. Esmapilgul on see majandusuudis, kuid tegelikult on see salajase diplomaatilise mängu lõpp, sest see pole veel kõik. Trumpi peamine läbirääkija Steve Witkoff ja USA välisminister Marco Rubio suundusid ootamatult kinnisele kohtumisele Katari ametnikega. Kuigi kogu selle aja jooksul peeti just Pakistani peamiseks vahendajaks USA ja Iraani läbirääkimistel. Kuni USA peab läbirääkimisi, esitas Iisrael Iraanile oma ultimaatumi. Ja see on tõesti huvitav pööre. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange like, kirjutage oma kommentaar selle video alla ja liituge minu Telegrami kanaliga Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need laekuvad. Nii et räägime kõigest järjekorras. Iraan vastas lõpuks Donald Trumpi rahupakkumisele. Donald Trumpi, mis kõlas juba eelmise nädala alguses, aga mis siis muutus ja miks Iraan otsustas dialoogi kasuks. Vastus peitub salajaste kohtumiste seerias, mis toimusid viimase 48 tunni jooksul. Kui ametnikud Washingtonis teevad karmisõnalisi avaldusi, siis Donald Trumpi usaldusisikud peavad Katari esindajatega tagatubade läbirääkimisi ja see kõik lõhnab mingisuguse kokkumängu järele. Iraani režiim keeldus selle tingimusega pikalt nõustumast. Tundub, et surve mõjus. Iraan saatis oma vastuse USA ettepanekule Pakistani vahendaja kaudu. Ametlikult on praegu põhirõhk suunatud võimaliku sõja lõpetamise läbirääkimistele, mitte Iraani tuumaprogrammi kärpimisele. Iraan kommenteeris esimest korda ametlikult Ameerika ultimaatumit tuumaleppe osas, andes mõista, et ei kavatse oma vastust Washingtonile kiirustada. See avaldus kõlas varsti pärast tõsiseid kahtlusi. USA välisministri Marco Rubio sõnade kohaselt oodatakse Teherani vastust lähiajal. See oli reedel. Washingtonis rõhutati samuti, et edasine eskalatsioon ja Iraani katsed laiendada kontrolli Hormuzi väina piirkonnas on vastuvõetamatud. Aga asja tuum on selles, et Trump saatis oma rahupakkumise Iraanile juba nädal tagasi ja ootas vastust 48 tunni jooksul, kuid Iraan vastas alles nädala pärast. Läbirääkimised Teherani ja Washingtoni vahel edenevad väga vaevaliselt. Allikad märgivad, et pooled ei ole siiani suutnud oma seisukohti lähendada võtmeküsimustes, sealhulgas Iraani tuumaprogrammi, sanktsioonipoliitika ja oluliste mereteede kontrolli osas. Ja asi on selles, et Iraani juhtkond on juba teatanud, et nende riik, tähelepanu, on saavutanud 1/4 maailma superriigi staatuse. Ja samal ajal hoiatasid nad valmisoleku eest kasutada uusi relvaliike. Iraan tunneb, et nad on saanud suurriigiks ning seetõttu tuleb nendega ka vastavalt rääkida. Samal ajal ähvardas Iraani relvajõudude esindaja, et kõik Teherani vastu suunatud tegevused saavad otsustava vastuse. Aga oluline on mõista, et seni pole teada, mida täpselt Iraan ameeriklastele vastas. Ja just siin algabki kõige huvitavam. Ühelt poolt edastas Iraan oma vastuse USA-le Pakistani vahendajate kaudu, samal ajal kui USA alustas uue läbirääkimiste kanali Katari kaudu. Laupäeval kohtusid USA välisminister Marco Rubio ja Trumpi eriesindaja Steve Witkoff Katari peaministri Mohammed bin Abdulrahman Al Thaniga, et arutada Iraani tehingu teemat. Nagu teada, peavad USA ja Iraan läbirääkimisi üheleheküljelise memorandumi üle sõja lõpetamise ja üksikasjalikumate läbirääkimiste aluse loomise kohta. Katar mängib selles küsimuses võtmerolli vahendajana poolte vahel, kuid teeb seda üsna varjatult. Ja kuigi Pakistan on sõja alguses peal olnud ametlik vahendaja USA ja Iraani vahel, on kogu selle aja jooksul katarlased tegutsenud kulisside taga. Allikate sõnul oli kohtumise eesmärgiks arutada võimalusi vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimiseks, mis lõpetaks sõja. Ja üks allikatest ütles, et Katar, Pakistan, Egiptus, Türgi ja Saudi Araabia töötavad koos, et saavutada kokkuleppe. Aga kas nad tõesti tegutsevad ühiselt või ajab igaüks siiski oma huve?
Päev varem pidas USA asepresident J.D. Vance kiireloomulise kohtumise just selle Katari peaministri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thaniga. Ja kohe pärast dialoogi lõppu Washingtonis lahkus Katari peaminister Ameerika Ühendriikide pealinnast. Pärast seda kohtumist teatas Katar, et tegutseb ühe 3 peamisest sidekanalist USA ja Iraani vahel. Enam mitte 5, vaid 3. Tema roll on kriitiline spetsiifiliste põhjuste tõttu. Miks? Sest Katari esindajad suhtlevad otse Iraani islaamirevolutsiooni kaardiväe kõrgete kindralitega. Just nendel sõjaväelastel on Teherani otsuste tegemisel läbirääkimistel otsustav mõju. Aga te küsite, kus siis on vandenõu? Ja siin läheb asi kõige huvitavamaks. Just pärast seda, kui Katar kaasati läbirääkimistesse ja Katar astus avalikult läbirääkimiste areenile, vastas Iraan lõpuks Trumpi ettepanekule. See on esiteks. Ja teiseks, just pärast neid kontakte suutis Katar, mis oli kõigile ootamatu, esimest korda pärast sõja algust Iraaniga viia veeldatud maagaasi tankeri läbi Hormuzi väina. See võib viidata sellele, et piirkonnas tarned taastuvad järk-järgult nende samade läbirääkimiste taustal, kuid avalikult ei räägi sellest keegi. Aga siin on teile veel üks detail. Katari tanker veeldatud maagaasiga, mis laaditi selle kuu alguses eksporditerminalis Ras Laffan Kataris, on juba lahkunud Hormuzi väinast ja asub Omaanis lahes. Laeva järgmine sihtkoht on märgitud Pakistan, veel üks vahendaja läbirääkimistel. Tanker liikus põhjamarsruudil mööda Iraani rannikut, mis oli ilmselt Teherani poolt kooskõlastatud. Huvitav on see, et varem on Katar juba mitu korda proovinud veeldatud maagaasi läbi Hormuzi väina eksportida, kuid laevad olid lõpuks sunnitud ümber pöörduma. Kuid seekord pärast Katari peaministri sellist süstikdiplomaatiat läbis tanker ootamatult rahulikult marsruudi. Samal ajal, kui USA ajab Katari kaudu oma intriige Iraaniga, tegutseb Iisrael iseseisvalt. Kui Valge Maja pidas katarlastega läbirääkimisi, tegid Iisraeli eriteenistused ootamatu käigu. Iisraeli salajase sõjalise tugibaasi otse Iraagi kõrbesse. Baas asub piirkonnas, mis võimaldab täielikult kontrollida iraanlaste liikumist. Ja mis kõige tähtsam, see annab võimaluse anda kohene löök Teherani tuumarajatistele möödudes õhutõrjesüsteemidest. Sisuliselt annab Iisrael selgelt mõista. Te võite kokku leppida milles tahes, kuid kogu Iraan on endiselt meie sihikule võetud. Sõbrad, siia ma panen 3 punkti, aga tahan kohe meelde tuletada selle YouTube'i kanali ukrainakeelsele publikule, et mul on nüüd täiesti uus, ainult ukrainakeelne YouTube'i kanal. Seal võtame igal õhtul kokku mööduva päeva sündmused, keskendudes just Ukraina päevakorrale. Seetõttu jätan lingi selle video kinnitatud kommentaari ja selle episoodi kirjeldusse. Lingi uuele ukrainakeelsele YouTube'i kanalile, minge sinna, tellige, kui soovite siiski näha uudiseid ukraina keeles. Kirjutage selle video kommentaaridesse oma arvamus, oma järeldused ja muidugi tellige ka see kanal. Pange videole like ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu. Linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!